Tervist, mina olen Mikk ja tänases osas vaatame, miks esiteks praegu mu heli kõlab nii halvasti ja teiseks vaatame neid USB mikrofone, milleks neid kasutada ja kuidas need kõlavad. Nagu te eelmises klipis kuulsite, siis see heli oli seal küllaltki halb. See oli sellepärast, et see oli salvestatud selle sama sülearvuti mikrofoniga. Nüüd tuleb heli aga sellest Rode USB mikrofonist. Ja neid USB mikrofone ongi meil siin laua peal 4 ja vaatamegi täna, milleks neid kasutada võiks. Esimene kasutusviis ongi seesama video tegemine, ehk kui teete stuudios videot ja ei ole vaja mikrofon liikumises olla, siis võib ta vabalt olla näiteks selline USB mikrofon. Teine viis oleks näiteks striimide tegemine, kus on siis kvaliteetset heli juba vaja ja saategi seda teha selle sama USB mikrofoniga. Ja kolmas, mis näiteks tuleb kohe pähe, on siis podcastide tegemine, ehk saate ülimalt kvaliteetset heli otse arvutisse salvestada. Selles videos ei hakka me väga sügavalt minema tehnilistesse andmetesse. Pigem vaatame, kuidas mikrofonid välja näevad ja mis on kõige tähtsam, kuulame nende erinevusi. Esimeseks mikrofoniks meil siin listis ja kõige odavamaks on Razeri Siren, mis on siis valmistatud mikrofon ise plastikust ja on selline suhteliselt kerge. Mikrofoni pealt leiab 2 nuppu, üks on volüüminupp ja teine on siis mikrofoni vaigistamise nupp. Mikrofoni all on mikro USB pesa ja kõrvaklappide pesa, kus saad siis kuulata välja minevat heli. Teiseks mikrofoniks meil siin laual, mis ka siis praegu salvestab, on Rode NT USB, mis on siis erinevalt Razerist tehtud sellisest küllaltki kvaliteetsemast metallist ja on sellise kvaliteetsema üleüldse tundega. Mikrofoni ees on selline kõrvaklapinupp, kus saab siis volüümi reguleerida ja mikrofon ise käib aluse küljest magneetiliselt ära, selline mugavalt. Ja tegelikult on mikrofoniga kaasas ka selline väike adapter, millega saad siis selle mikrofoni kinnitada sellise uhkema laua kinnituse külge juba. Ja rääkides siis järgmist mikrofonist ongi meil siis Speedlinki Voliti, mis tuleb siis sellise uhke suure komplektiga, ehk tal on lauakinnitus, tal on kaasas popfilter, mis siis eemaldab sellised tugevad tähed ja tegelikult on ka näiteks Rodele siis juba sisse ehitatud ja ka teistel mingil määral, aga Speedlink siis otsustas selle eraldi panna. Lisaks sellele popfiltrile on vibratsiooni selline kinnitus siin, mis vähendab siis vibratsioone, mis on tegelikult ka väga oluline, et näiteks kui ma trükin siin arvuti taga, siis võib sellistele mikrofonile see heli sisse minna, aga siis see mikrofon, kuna ta on esiteks selle käpa küljes ja vibratsiooni vähendi on ka veel siin küljes, siis need klaviatuuri helid ei lähe, mis siis loeb hästi näiteks streameritele. Ja viimaseks mikrofoniks meil siin tänases ülevaates on Poja, selline päris suur koukas mikrofon, hästi raske metallist tehtud, tundub kvaliteetne. Mikrofoni peal on nüüd ka kõvasti rohkem nuppe, ehk on siin 4 nuppu, on mikrofoni vaigistamisnupp, volüüminupp kõrvaklappidele ja siit tagantpoolt leiab siis mikrofoni tundlikkus ehk geeninupu ja on ka täiesti erinev asi nendest kõikidest mikrofonidest siin, on siis suunsuse muutmine. See tähendab seda, et näiteks kui ma teengi nüüd siin striimi ja ma tahan, et ainult minu hääl tuleks, saangi siis selle suunatüübi valida nii, et ta salvestab ainult heli eest otsast. Kui aga teen näiteks podcasti, mul on ainult üks mikrofon ja soovin ka näiteks enda külalise heli salvestada, siis panen suunatüübi selliseks, et ta salvestab heli nii siit eest kui ka sealt tagantpoolt. Nii palju siis mikrofonide nii-öelda välimusest ja tehniliste andmetest ja lähmegi otse tänase video kõige tähtsama osa juurde ja kuulame, kuidas need mikrofonid kõlavad. Helitesti tegemiseks loeme igasse mikrofoni sisse teksti ja vahetame siis neid helisid nende vahel ja vaatame, kuidas need mikrofonid kõlavad. Selleks siis paneme mikrofoni siia täpselt minu suu ette, nii nagu olema peaks umbes 20 cm kaugusele ja arvutis siis seadistame mikrofoni tundlikkuse vastavalt. Rode NT USB Mini pakib Rode tipptasemel stuudiomikrofonide kvaliteedi kompaktsesse USB mikrofoni. Razer Siren X on parimate streamerite poolt testitud ja disainitud mikrofon, mis peidab endas parimaid tehnoloogiaid, mis panevad sinu hääle tõeliselt võimsalt kõlama. Speedlink Voliti Ready Streaming Starter Set varustab sind kõigega, mida vajad, et streamimisega alustada ning oma virtuaalseiklusi ka teistega jagada. Poja PY-PM700SP Lightning ja USB kondensaatormikrofon on truu kaaslane sinu Apple nutiseadmele või Windows Mac arvutitele. Nagu me testides kuulsime, siis väga suurt vahet nendel mikrofonidel polnud. Võib-olla oli siis ainuke vahe, mida kuulda oli selle Razeri mikrofoniga. Ja seda aga võib-olla siis sellest, et tegemist on siis plastikust mikrofoniga ja ka kõige soodsamaga nendest. Kuid nagu ma ütlesin, suurt vahe neil ei olnud.
ja nendel 3 teisel mikrofonil siis vast erinevuseks oli see, et Speedlinki mikrofonil oli natukene vähem bassi, kui siis pojal ja Rodel oli seda rohkem, kuigi heli kvaliteet oli juba väga hea. Aga kui nüüd üldse sellest testist rääkida, siis tegelikult on tegemist ju täiesti subjektiivse testiga ja ei saa seda võtta kui ametlikku hindamist nendele mikrofonidele, kuna me ei asu mingis helikindlas ruumis ja ka iga inimese hääl ja kuulmine on täiesti erinevad. Ehk valiku saad otsustada ainult sina nende mikrofonide suhtes. Kõik selles videos olnud mikrofonid leiad Fotopointi veebikaubamajast ja ka esinduskauplustest ja mikrofonide lingid paneme siia samma video alla. Peatse jälle nägemiseni!